No nii. Vähe teistmoodi, et autos olema. Lähme laevas hoopis. Liigutas julmalt. Give me what I want, oh, give me what I want, oh, give. Kuidas öö möödus? Väga hästi. Jaa, selline campingplats see oli. Põhimõtteliselt muutsin ei teinudki, kui jõudsime kohale, tegime süüa, käisime duši all magama. Hommikul mõtlesime, et täna oleme varajased, lähme ikka ärkame üles ja ei põõna ja teeme šuh-šauh asjad ära ja lähme minema. Ja ikka sel ajal, kui meie siin alles kohmitsesime, juba pooled panid minema, juba mingi 8-9 vahel hommikul. Näete jah, hooaeg hakkab. Iga teine auto on matkabuss. Siis kui me tulime, me ei näinud väga vähe matkabusse. Aga me tulime mais. Ühtegi ei näinud. Aga nüüd hakkas koolivaheegi kõik. Vanaemad ja vanaisad tulid matkale. Ma ei tea, kõik on vanad inimesed meil. Mis neil koolivahe? Äkki on nooremaid ka nüüd? No jah, keskealised on ka nüüd. Enne meid ainult siuksed 60-sed, 70-sed, mutikesed. Aga nüüd on jah noored. Ja ongi koolilaste vanemad. Aga ei tea, kas lapsi ka on, lapsi ei paista. Vägev, väga palju on neid. Ja neil on ummik. Jah, nooremad, vägev. High five, me tegime ära varem ära. Nüüd lähevad kõik need matka, need campingplatsid lähevad täis kindlasti. Jõhker, vaata. Kõik on matkabus. Aga jah, kui me mai lõpus, 25 mai alustasime, siis reaalselt nagu Saksamaani ja sealt edasi isegi välja me nägime, ma ei tea, mingi 2-3 matkabussi üldse kokku. Mõtlesime, et mis värk on, et miks kedagi ei ole nagu, et Mõtlesime, et äkki madalad sillad. Mõtlesime, et midagi, et äkki me oleme jah mingil teel, mis ei sobi matkabussidele või siis me saime ise ka sellest, või noh, meil tulime selle peale, et tegelikult selline puhkuste ja koolivaheaegade aeg ei olnud ju mai lõpus veel alanud. Just hakkas nüüd. Ja see tõestab jah seda teooriat. Ja teine teooria või noh, selline esmamulje, mis meil oli see, et kõik need campingplatsid, need tasulised campingplatsid, kus sa lähed, maksad, saad koha, saad elektri, saad vee, seal on ühised dušid, köögid ja asjad, et kõik sellised varustatud campingplatsid on täis vanu inimesi. Ja siis meil tekkis ka kohe mulje, et kas see ongi siis selline pensionäride hobi, see matkabussi või selle järelkäru, see siis on Haagis suvilaga treppimine. Aga tundub, et noored said ka nüüd koolist lahti ja puhkused hakkasid, et nüüd siis on ilmselt nooremaid ka, aga kuigi seal Prantsusmaa pool, kus oli see surfirannad, seal olid noori ka, no surfarid, aga nemad nendel campingplatsidel ei ööbinud, nad ööbisid ikka kuskil tasuta parklates ja niimoodi. Et jah, siuksed 20-ndates nemad pigem vist jah, on sellised ööbivad seal, kus saavad. Aga ma arvan jah, et campingplatsid on siis vanuritele nii-öelda või noh, üle keskja ja no peredele ka, sest et seal see Saint-Martin, mis oli Prantsusmaal, seal oli basseinid, särgid, värgid, juulis-augustis veel rohkem selliseid pereaktiviteete, et seal on kindlasti selliseid väikeste lastega peresid palju.
et selles mõttes meil oli praegust ikkagi mõnus, et igal pool oli ruumi ja isegi kui me valisime ööbimiseks mingisuguse, kõik kasutavad seda Park for Night äppi, see on täiesti kindel, me oleme seda ise inimestel käes telefonides näinud ja nagu ja kui me valisime mingi parkla, kus oligi 2-4 mingit kohta saadaval, siis me ei pidanud mõtlema, et äkki need on täis. Me saime isegi populaarsetesse parklatesse saime kohad. Aga nüüd, kus see hooaeg hakkab ja reaalselt tee on täis neid, siis ma arvan, et ikkagi korralik võitlus käib ka nende kohtade pärast. Või mitte võitlus, aga sa pead olema valmis, et see koht, kuhu sa lähed, see on täis ja sa pead sõitma järgmisesse kohta ja võib-olla veel järgmisesse kohta. Et ma ei teagi, kuidas inimesed seda oma neid trippe selles mõttes üles ehitavad tavaliselt, et meie oleme teinud ikkagi pikad sõidupäevad, sellepärast, et meil oli kindel ajavahemik ja kindlad sihtpunktid, kus meil oli vaja jõuda. Aga kuidas nagu tavaliselt tehakse, ma ei teagi. Kas sa lähedki sinna campingplatsi ja oled mitu päeva koha peal? Ja siis me mõtlesime seda, et näiteks Eestist tulles, siis see trip venib nagu hullult pikaks, et kaua sa viitsid või tahad või saad kodust eemal olla. Et kui sa hakkad niimoodi minema, et sa ei vaata päeva ja oled julgelt mingi 2-3-4 päeva igas kohas veel koha peal ka, siis võib sul venida vabalt mingisuguseks 2-kuuliseks, kui sa tahad nagu Poolast kaugemale jõuda. Varssavis on 1000 kilomeetrit. Selles mõttes, et kui sa oled Leetu jõuad esimesel õhtul ja oled 4 päeva seal, Varssavisse jõuad kuradi nädala pärast. Et jah, ühesõnaga põnev on vaadata ja uurida ja teha järeldusi ja vaadata, mis teised inimesed teevad ja Jõhkralt rekkasid. ja rekkad. Igal pool on rekka. See mingi teeb selle trenni. Ikka. Tubli. Näe, siuksed asju tuleb teha. Väga õige. Mis see tuulelaul oli, mis sa laulsid hommikul? Taanis on tuul. Idas on uhutus, Taanis on tuul. Meitel on naer ikka suur. Nojah, me oleme kohe Taanis ja tuul on. Jep. Õnneks on tagant tuul. Väga head sõitu. Keegi ei lehvita sulle vastu. Lehvitavad. Sa oled praegu Instagramis pikalt. Muidugi sa ei näe, kas lehvitavad või. Aga ma enne vaatasin. Vaata, kui sul käsi lehvib, ma vaatasin. Vaata, kohe lehvitavad. Et keegi ei lehvitanud sulle vastu. No lehvitas ma. Sa vaatas üks järele. Loll või? Loll peast või? Mis viga on? Sõidan auto või teeb? Vaatame, proovime järgi. Jee. Siin on sillare mitt. Jopa, väike sild. Nüüd peab veel üks. Tuuline päev. Siit me sõidame siis tasapisi sinna Saksamaa Taani laeva peale. Vaatame, kas saame peale. Täna on tuuline laev või päeva. Aga miks te ei ostnud koha pealt? Millises kohas? Mis koha pealt? Miks te ostate just koha pealt? Sest kaldu on. Me loodame, et me saame ikkagi varem, kui see internetus meile pakub. Tegi niimoodi, halloo. Aga jälle olid nooremad. On korda. Maks 6 meetrit. Jee, saamegi piletid osta koha pealt. Head tunni pärast või 3 tunni pärast peale. Saime osta. Saime osta. 74 € ja saame laevale. Jee. Kes siin järjekorrast siis ootavad? Üks vares luusib, küsib, andke midagi. Seal on Escucha. Kas seal on üks või Räige torm on. 2 koera pagassis? Räige torm on. Ma ei tea. Seal on mutika inimesed. Siin on auto täis mingeid meeseasid. Tuki on siin. Pitsa. Mis on? Näida. Sa käin
teised tulevad maha. noh, see on ebainimlik filmida. Mida? Sükest igavust. Näed, nüüd nad sõitsid sinu pealt mööda meist. Floridast. Ohoh. Mis teete? Ilmselt maha tulevad autos. Dokumenteerin, kuidas on reisida koos Siim Koppeliga. Nii, ja kuidas on? Kuidas meeldib? Ütleme nii, et üsna keeruline on vahepeal. Miks? Sest Siim Koppel on selline huvitav tegelane. Nii, miks? Tal on sellised huvitavad omadused. Hobid. Nagu trummimäng. See on väga lahe laev. Täitsa suur ja kutsi siin müüakse isegi ja tersaatšanseid. Üleval on mingi koht. No nii, jõudsin nii. Vähe teistmoodi, et autos olema. Lähme laevas hoopis. Liigutas julmalt. Ja väike tuuril. Me lähme nüüd autosse. Taanimaa siin. Olen rekkamees, olen rekkamees. Kaua oodatud McDonald's Taanis. Ja nüüd me sõidame vee sisse. Jube hirm. On küll, jah. Äkki läheb tunnel katki. Siis on päkkes. Siis me jääme alla. See on 4,2 meetrit. Meil on 3,5, nii et mahume küll. Jõhkega, mida kõik inimene on välja mõelnud, aga see ei ole veel kõik. Siin tuleb siuke Kopenhaagen ja Malmö vahel Sild. on tunnel ja sild. Tunne Ja sild. see jõhker sild, kohe varsti näeb. Vaadake edasi, aga praegu lähme reklaamipausile.